Tervist, et mina olen Teep Margus Tartu linnavalitsusest linnamajanduse osakonna teedeteenistusest ja tegelen põhiliselt siis liikluskorraldusega, siis need on liiklusmärgid, teekate markeeringud ja erinevad uurimistööd. Ja mõned faktid Tartu linna kohta. Tartu linna pindala on nüüd üle suur ja siis elanikke on meil eilse seisuga 97 804 inimest, siis teede kogupikkus on Tartus 414,3 kilomeetrit ja sellest asfaltkattega teid on 325,8 kilomeetrit ja eelmise aasta lõpuga sai erinimedega teede ja tänavate arvuks täpselt 1200. Ja siin on veidikene Tartu ajaloost, et andmed, siis protsendid Tartu pindalast ja need numbrid, siis muidugi üks numbriline hüpe toimus 2017, 2018, kui Tartu linn liitus Tähtvere vallaga ja need numbrid näitavad stabiilselt, et tootmine Tartu linnas on veidike vähenenud, ärimaa tõuseb ja samutigi on tõusutrendis transpordimaa hulk, et eks see näitab, et Tartu linn on mingil määral arenguteel. Aga kes huvitab Tartu linnast veel, siis Tartu linnal on väga uhke geohub kokku pandud, et sellel geohubist näeb praktiliselt Tartu linnast kõike ja kellel on huvi, võiks seal andmeid vaadata, nii et kes Tartus toimetab ja kurdab, et tal ühte või teist infot ei ole, siis see on see siukene pääsede informatsiooni juurde, mida töös kasutada. Jah, seda Tartu linna teekatemärgistust seal geohubis ei leia, sellepärast, et seal on siukese avaliku huviga ja avaliku rakendused, et seal on samuti kõik need võimalikke avaandmeid alla tõmmata. Ja siis tänase teema kohta teekatemärgistused. Teekatemärgistustööd on, kes neid on korraldanud, teab, et need on ühed keerulised asjad, sellepärast, et kui andmed puuduvad, kui nad on tänavatel, siis tõesti saab hakkama Exceli tabeliga. Seda Exceli tabelit võib täiendada erinevate informatsiooniga. Enne kui Tartu linnal tekkis või loodi selline teekatemärgistuste andmebaas, pidasime tegelikult tabeleid ainult siis ülekäiguradade kohta. Ja siis, kuidas see töö tegemine käis, et trükkisid selle vihiku välja ja siis sai see antud markeerijatele ja siis nad käisid mööda linna, vaatasid ülekäiguraja, leidsid üles ja markeerisid ära. Ja teised öeldi siis, et tehke need ka. Aga siis aastaid tagasi otsustasime, et võiks selle teekatemärgistustööde viia uuele tasemele, et Tartu linn ostis ArcGIS-i litsentsi ja võtsime suuna, et hakkamegi koonduma kogu informatsiooni ArcGIS-i rakendustesse ja tehti hange siis teekatemärgistuste
andmebaasi loomiseks. Ja Teede Tehnokeskus teostab meil need tööd. Ja praegusel hetkel ongi siis meil teekaartemärgistustööde aluseks on tööde planeerimiseks ja tööde teostamiseks ja tööde üle kontrolli teostamiseks on olemas rakendus. Tööde maht oli muljetavaldav, viimane kui teekaartemärgistus, kas siis punktobjekt, joonobjekt või pindobjekt on Tartu linnas andmebaasi kantud ja siis Markisi rakenduses on näha ilusti markeeringutüübid, nende piltmärgid ja ka numbrid, siis markeeringunumbrid. Et Markisiga koosas käib Exceli tabelandmetena tuleb, et tegelikult on need andmed kõik vaadatavad, kontrollitavad ja kui me hakkame teekaartemärgistustöid kavandama, siis see on ArcGIS Pro tööaken, mis on siin meil linnas on siis erinevat sorti markeeringud ja siis oleme võtnud suuna, et kõik ülekäigurajad, siis samaliste teede ristmikud ja foorijuhitud ristmikel stoppjooned ja siis samamoodi künnised, et need tuleks iga aasta markeeringut uuendada ja siis see nüüd järgmine nädal muutubki see andmebaas veel punasemaks, et ühesõnaga kõik tegemata tööd muutub punaseks ja siis, kui nad on tehtud, siis sisestab töövõtja andmed ja ta muutub roheliseks, aga sellest edaspidi. Aga siin on veel võimalik valida ka tellimusel uuendatavaid ehk et määratavaid siis teemärgiseid, et kus tuleb kindlasti teha ja sellega koostatakse selline töövõtjale välja minev rakendus, et see konkreetne pilt on siis Tartu tasulise kesklinna siis parklate sinise markeeringuga termoplastikuga parklate ja siis kollase plastiga peatumiskeelu kohtade, peatumis- ja parkimiskeelu ja siis kaubalaadimiskohtade markeerimiseks, et selline kaart läheb siis töövõtjale hankes kaasa ja kui töövõtja vajutab, pakkuja siis sel hetkel vajutab siis mingi markeeringu peale, siis hüppab sinna üles informatsioon, et lisainfona, et mida peab tegema, seal näeb ta siis kohtade arvu ja tööühikirjeldust. Ja kui hange on ka tehtud, siis edasi järgneb töö tegemine. Töövõtjal peab olema ArcGIS Wildmapi siis rakendus telefonis, selleks tuleb anda meile meiliaadress ja töötegija isikukood, sellepärast et ta pääseb linnaregistrisse, siin on nagu tal ka mingil määral vastutus ja siis saab juurdepääsu rakendusse, kus siis punasega ongi need asjad, mis tuleb üle vaadata ja siis vajadusel markeering taastada ja siin on võimalus, et kui markeering taastatakse, siis ta muutub ilusti
roheliseks ja kui töövõtja leiab, et markeering on nii hästi säilinud, et ei ole toimunud talvel ülesõitu, naelkummid ei ole markeeringut hävitanud, siis kahjustanud, siis saab ta öelda, et seda ei ole vaja uuendada ja siis ta muutub meil vaatepildis roosaks või oranžiks. Aga jah, siis avanebki töövõtjal, töötegijal selline markeeringut, mida ta läheb uuendama, selline infoväli ja siis, kui ta seda tööd teostab, siis siin paremal pool servas on samaliigiliste ristmik, siis ta klikib selle lahti, tuleb vajutada pliiatsi peale, siis editi peale, siis hakkab ta korrigeerima ja siis siin on eelmise aasta andmed on veel, meil tegid eelmine aasta Kiirvarren ja Rõudulf tegi tööd, et sel aastal lisanduvad meile siia veel 2 ettevõtet loetus. Praegust on need jagamata, meil on linn nagu ära jagatud aladeks, et millist ala teeb üks ettevõte ja teine, et see valik muutub selliseks, et töötegija ei peaks siis valima seda ettevõtet, aga siia ta saab uuendada siis välja, et kui palju kulus seda plastikut ja siis teoreetiliselt on meil teada ka kõik kulunud maht ja sellega saaks ka töid akteerida, aga eelmine aasta oli selline õppeaasta, et kindlasti tuleb kui panna vale asi, kas punkt või koma, et siis süsteem seda ei arvesta ja siis 3,2 saab 32 või 32,5 saab 325 ruutu, et see on suur mahu erinevus ja selle tõttu tegime ikkagi veel Exceli tabeliga selle akteerimise. Aga siis veebikuva on selline, mida nii töövõtja kui ka meie näeme siis internetilehitsejast ja siis samamoodi on siia rakendusse toodud teostatavad teede taastamistööd. Et siis kui töövõtja seda markeeringut tahab uuendada ja näeb, et seal on ette nähtud pindamine, aga pindamist ei ole veel tehtud, siis ta ei ole mõtet seda markeeringut teha, sest see jääb pindamise alla, et see töö tuleb teha peale pindamist, et kuna need teemakattemärgistustööd intensiivselt käivad kuni ülekõiguradadega tahame me 1. septembriks reeglina ühele poole saada, et nüüd maikuus nad hakkavad, et siis selle aja jooksul on võimalik siis neid erineval ajal hetkel teha, et töövõtja saab arvestada, et kui teetööd on tegemata, et siis ta ei lähe neid markeeringuid tegema. Ja siis rakendus on samamoodi hea korrale kutsuv asi, et kui igale markeeringule tuleb ikka number vastavalt standardile juurde panna ja kui on tegeletud folklooriga ja sellist markeeringutüüpi numbrit ei ole, siis rakenduses seda ka kuvada ei saa, et selles suhtes on selline rakendus ka kasulik kohalikule omavalitsusele, et jälgitakse, mida tehakse. Ja tänan teid kuulamast. Aitäh, Peep. Väga hea ülevaatlik ettekanne, kuidas Tallinna või Tartu linnas neid asju tehakse. Siin chati kaudu kolleegid Tallinna linnast tunnevad huvi. 2 küsimust, mis mul on ette, et kuidas toimub liikluskorraldusmuudatuste sisseviimine andmebaasi, näiteks, et kui markeeringut on vaja muuta
ja kas andmebaas sisaldab ka kõiki markeerimise teostusjooniseid? Jah, selline eesmärk meil on, aga ma hakkan algusest peale, et tegelikult mina siis viin sisse, kui ülekäiguradasid tehakse, projektiväliselt tehakse, selleks, kui ülekäigurada rajatakse, ei koostata projekti, siis olen mina see, kes viib sellise markeeringu sisse, aga kui valmib teostusmõõdistus, siis eelmine aasta hakkasime küsima, et kolleegid tegime eesmärgi, et ka teostusmõõdistused tehtaks markeeringute kohta, et eks siis nad hakkavad minema automaatselt, et praegust neid markeeringuid eriti ei tehta neile teostusmõõdistusi. Nii, siis veel küsimusi siin tulnud. Kas ArcGIS võimaldab markeerimismasina GPS-seadmest otse GPS-jälge salvestada? Kindlasti ta võimaldaks, aga me ei ole veel seda teed läinud. Me oleme sellises õppimise faasis ja see tähendab ka, et selleks peaks olema tugevam ettevalmistus ja siis peaks töövõtjale välja mõtlema, et kes siis selle kepsu paneb ja siis muidugi, kui see markeeringu tüüp muutub, see on nähtavasti ikkagi selle joonobjektide markeerimine, et kui muutub, et kes siis selle nupule vajutab, et see eeldab jah nagu tõsisemat koostööd markeerijaga. Üks küsimus veel, et kuidas tellimisel uuendatavate märgiste seisukorra kohta infot jooksvalt kogutakse? Olemasolevate markeeringute kohta, eks see toimub niimoodi, meil jah mingit sellist ülelinnalist monitoorimistööd hetkel ei ole, et ise hindame ära ja peab kiitma Kiirvareni Tartu ettemarkeerijad, et see on väga terav pliiats, et ta teeb suure osa tööst ära.